armas sõber, täna loen ma ühe jutu raamatust Suur jõuluraamat. Siinsed lood on kirja pannud Ene-Mari Sali. Ettelugemiseks olen valinud jutu Hingepuu. See lugu paneb ehk mõtlema, kui vähe me teame sellest maailmast, mis pealtnäha paistab lihtsa füüsilise reaalsusena. Ometi on igal puul ka hing ning palju suurem tähendus ja ülesanne, kui olla lihtsalt üks puu. Iga puu annab väga palju meie inimeste, aga samuti meie kõrval elavate, nähtavate ning nähtamatute olendite jaoks. Mõtle sellele, kui lähed jõulupuud otsima või lihtsalt metsas jalutad. Hingepuu. Kaarup ja Naatan on kaksikud. Nad on täpselt ühepikkused ja ühte nägu, iseloomult aga nagu öö ja päev. Mis meeldib Kaarupile, ei meeldi Naatanile. Mida tahab Naatan, on Kaarupile vastumeelt. Kuna aga päkapikke kasvatatakse teadmises, et targem annab järele, ei aja erimeelsused neid sugugi tülli. Kumbki püüab teha seda, mida teine ette paneb. Metsapostkontoris laste kirjade järel käia meeldib aga mõlemale. Kaarup vaatab kella. Tunni aja pärast peaksid kirjad metsas olema, kuid just seda tundi ei malda ta kodus konutada. Ta keelitab Naatanit varem teele asuma, et enne postkontorisse minekut Mättamägedel pisut liugu lasta. Päkapikud võtavad keelgud ja lippavad jõe äärde. Nad valivad välja kõige kõrgema mätta ning vedivad kelgud üles. Viuh ja alla, viuh ja alla. Äkki märkab Naatan autot, millel küljel ilutseb sinine pasun. Postiauto keerab kuusetukka ja peatub nende postkontori ees. Juht puistab kirjapakid postkasti. Kirju on nii palju, et need ei taha kasti ära mahtuda. Kirjakandjaile teeb see ainult rõõmu. Kaarup ja Naatan kepslevad ja karglevad ümber postkontori ja laovad siis kirjad kaardid kelkudele. Jälle on Kaarup see, kes uue mõttega lagedale tuleb. Kui õige lõikaks kodutee lühemaks, lähme otse läbi kuusiku. Naatan ei taipa, miks tundmatu tee on parem kui tuttav, igaõhtune. Sa vaata, mäherduse hulga kirju lapsed on saatnud. Otse minnes jõuame varem koju, järelikult saame ka varem neid lugema. Venna ettepanek tundub arukas, ehkki Naatanile ei anta palju aega selle üle juurelda. Miks ka mitte? Teda ennastki huvitab, mida lapsed jõuluvanale kirjutavad, kuid veelgi põnevamad on päkapikkudele saadetud kirjad. Poisid, tüdrukud oskavad nii kenasti oma jõuluootustest ja kingisoovidest jutustada, päkapikke üllatuste eest tänada ja ilusaid tervitusi välja mõelda. Kaarupi valitud tee viib ikka sügavamale ja sügavamale metsa. Naatan hakkab juba kahtlema, kas see on ikka lühem, nagu vennaraas kinnitab. Ootamatult jääb Kaarup seisma. Ei tea, keda siin palutakse. Nüüd märkab Naatangi kuusekese kõrvale lumme torgatud lipikut sõnaga palun. Neid silte on veel ja veel. Siinsamas kõrval ja veidi maad edasi, mitme kuuse ja ka lagendiku serval seisva kase juures.
seesugust viisakust kohtan ma meie metsas küll esimest korda, tunnistab Kaarup. Kes siin ikkagi ja mida palub? Ei jõua päkapikud ära imestada. Kaarup uurib metsa alla jäetud jälgi. Meie Pörri, jahmub ta. Pörri jah, teistel niisuguse püstise ninaga saapaid ei ole, jõuab Naatan samale järeldusele. Jäljed juhatavad metsalagendikule. Sealt nad Pörri leiavadki. Mehike kössitab kännul, pea käte vahel ja nuuksub. Miks sa nutad, küsib Kaarup Pörril õlgade ümbert kinni võttes. Pörri tõstab aeglaselt pilgu. Kuidas mõistsid sõbrad teda siit metsasügavusest otsida? Ta oli tahtnud oma murekoormat üksi kanda ja seepärast end põlislaande oligi peitnud. Nüüd aga, kui Kaarup ja Naatan on ta kõrval, saab jaks äkki otsa. Vaikselt, väga vaikselt, lausub ta. Elu on läbi, kahju on. Mis rumalat juttu sa ajad, noomib Kaarup. Päkapikud elavad vähemalt 400-aastaseks. Sinusugused vaprad mehed veel kauemgi. Pörri ohkab, teda see teadmine ei lohuta. Kaarup istub Pörri kõrvale kännule. See on vaigune, puu on äsja alles maha saetud. Ega ometi Pörri hingepuu, jookseb tal külm judin üle selja. Kaarup teab, et kui päkapikk sünnib, hakkab tema kodumetsas kasvama tilluke kuusk. Päkapiku saatus on seotud tema hingepuuga. Puu kosub ja sirgub koos päkapikuga, annab talle jõudu, lohutab mures, kaitseb kurja ilma ja vaenlase eest. Kuuse aastaringid näitavad päkapiku eluaastaid. Ja kui hingepuu sureb, lõpevad ka tema päkapiku elupäevad. Puu ja päkapikk saavad aegamööda samblaks. Kes seda tegi, küsib Kaarup tüki aja pärast. Minu hingepuu viidi linnalastele jõulupuuks. Hea vähemalt, et lapsed temast rõõmu tunnevad. Tuleb vaevu kuuldav vastus. Kaksikud ei tea, kus on nende hingepuud. Teie olete alles noored, saate vanemaks, õpite metsa tundma ja kuusemüha kuulama. Küll siis oma hingepuu ära tunnete, õpetab Pörri. Just nõnda oli tema enesega juhtunud. Ühel jaanuari õhtul oli ta põtradele vihtu viimas, kui ootamatult tõusnud marutuul hakkas puid räsima ja oksaräga teele raadama. Pörri kartis juba, et jääb lumetormi kätte ja saab hukka. Siis aga kuulis, kuidas suur ja uhke kuusk teda oma varju kutsus. Pörri puges tüveõõnde. Ümberringi tuiskas ja tormas kogu öö ja veel järgmise päevagi. Temal aga oli kindel ja mõnus. Kuuseoksad varjasid jäise tuule eest, puusüda andis sooja. Alles nüüd süvandab Naatan pärida, mida tähendavad metsa jäetud kirjakesed. Et teiste päkapikkude hingepuuga ei juhtuks sama, mis minu omaga, valisin välja kiduma jäänud kuused. Kui inimestel on pühadeks kuuseokstest vähe ning nad tingimata koju jõulupuud tahavad, ehk võtavad siis need kaasa, mida lahkesti lubatakse, selgitab Pörri. Ilusasti mõeldud, aga miks pakud sa neile kaske? Ei saa Kaarup aru. Kasega oli Pörri nimme natuke vallatust teinud, kuigi päris nali see ka ei olnud. Talle tuli silte sättides meelde, et Saksamaal on ka kaski jõuludeks tuppa toodud. Tõsi küll, mitte raaguspuid, vaid oksi, mis pühadeks hiire kõrvu ajatati. Okste külge riputati ehteid ja maiustusi ning neist oli sama palju rõõmu kui mis tahes jõulupuust. Märkamatult jõuab kätte öö.
taevas on selge ja tähetäpiline. Päkapikkudel on tunne, nagu ehiksid kuuskede vahelt vilkuvad tähed kogu metsa jõulukuusikuks.